Põllupäevik. Kui siin ennem rääkisime maisist ja rääkisime maisi väga suurest olulisusest, siis ikkagi maisi kõrval teine väga oluline asi Eestis on ikkagi rohumaad. Ja see, kuidas me nende rohumaadega ümber käime. Et ei ole saladus, et paljud piimatootjad, ka paljud teist on, eks ole, läinud pigem üle maisipõhisele ratsioonile. Ja see omakorda tähendab seda, et meil on väiksem pind rohumaadele, mis omakorda tähendab seda, et meil on väiksem pind, millelt saada eriti kvaliteetset rohusööta. Ja kuidas seda saavutada, eriti nende viimaste aastate kõrgete väetishindade juures, sellele me proovimegi vastuse leida või vähemalt leida mingit suunda sinna vastuse poole selle järgneva tunnikese jooksul, mis meil siin laval on eraldatud. Aga et minna teemasse sisse, siis nagu Tiina juba alguses ütles, ei ole mingisugune saladus, et me piimatoodanguga oleme Euroopa täielikus tipus. Et siin on siis viimaste aastate Eesti statistika ja me näeme, et lehma kohta see toodang on ainult tõusvas joones. Ja see näitabki, et Eesti piimatootja on väga hästi arenenud, aga samas see näitab ka seda, nagu ka siin viimased aastad, et me tahame ka kõvasti edasi arendada. Aga kui me räägime ühest rohusilost, mis siis seal üldse on oluline, siis tegelikult saab selle jagada 3 lihtsasse plokki. Kui me vaatame tegelikult päeva lõpus lehma mõistes, mis peakski olema see algpunkt, mida me vaatame, ehk siis lehm, siis tema jaoks on kõige olulisem see fermentatsiooni kvaliteet, ehk siis, et seal ei oleks lõihapet, et see hapete bilanss oleks seal paigas, et loom oleks seda hea süüa. Teine oluline asi, nagu siin juba maisi juures rääkisime, on tegelikult kuivaine, sama asi on ka rohusilol, sest et loom sööb kuivaines, kui see silo on liiga märg, siis päeva lõpus ta sööb endale lihtsalt vett sisse, aga sealt toodangut ei tule. Ja nagu ka ennem maisi juures rääkisime, sama ka rohusilos on seeduvus. Aga just neid kahte viimast aitab väga oluliselt mõjutada meil väetamine. Ja väetamise aspekt tulebki meil mängu, nagu me siin varasemalt ka hommikul Tiina, eks ole, ütles, on see koostöö pool, et kui lehmavaadet sageli vaatab meil loomakasvatusjuht farmi poole pealt, siis seda väetamise poolt vaatab meil agronoom enda vaatest, vaatab põldusid. Täpselt sellepärast meil on ka siin lava peal tegelikult erineva valdkonna inimesed, et erinevaid vaateid teile täna siia tuua. Aga võib-olla alustuseks, Marek, sina kui väetistega ikkagi väga kaua juba tegelenud, tead ajalugu, räägid äkki, kuidas siin viimastel aastatel need väetisinnad siis liikunud on? No ma hakkan kaugemalt pihta, et esiteks tänud kutsumast, et ma olen alati öelnud, et Baltic Agros, Kusti on noor mees veel ka, et ta ei tea, et kui mind saali kutsutakse, et 1-2, et kas on jäänud rohud võtmata või võttis üle doosi, aga siin ma teie ees jälle olen üle pika aja ja eks me kaalusime pikalt. Ja, täpselt. Aga ma pean Kusti esimese slaidi juurde korraks tagasi hüppama, kus ta ütles piimatoodangu kohta ja ma viskan kohe, ma olen ju see mees, kes viskab kirve õhku ja vaatame, kuhu ta alla kukub kellele pähe. Et me oleme nagu piimatoodangu tõusnud kõvasti ja tublisti, aga see on tõesti tõsi ka. Ja kui me läheme nüüd tagasi ajalukku, mitte küll väga kaugele, läheme aastasse 2018, et see ei ole veel see, kus peab rääkima sellest, et mäletad, kui ma noor olin, et siis olid väike seinad sellised, et sellisesse vanusesse me kindlasti tagasi ei lähe, aga 2018 ma mäletan Kevin Cunningham, kui ta siin käis, siis ta ütles, et Eesti piimatootja on tubli, aga ta ostab endale piimat kõrget toodangut. Ostab seda ränga hinna eest selles mõttes, et see panus, mida me paneme tihtipeale jõusõdesse, lisandesse, kõigis muude asjadesse, me ostame endale kõrget toodangut. Kas see on kõige mõistlikum või peaks põllumeest huvitama see, mis tal pärast taskusse jääb? Ehk siis tema sõnum, mis tuleb ka hiljem läbi, oli see, et võib-olla me peaksime vaatama seda üle, mida me oma farmis teeme ja kui kvaliteetselt me seda teeme ja võib-olla sellest hoopis natukene oma tegevus ümber hindama ja selle juurde me tuleme siin ka tagasi, Andre, kui me oleme ka nendel teemadel vestelnud. Andre, seda põllumehe vaadet võiks väljendada. Ma ei tea, Andre, kuidas sa tunned, kas siis on oluline see majanduslik aspekt või teeme lihtsalt kõrget piimatoodangut ja oleme tipu tabelis esimesed? Kindlasti on see väga oluline. Et hiljem siin minu slaidi juures on ka näha, et kuidas me seda majanduslikku optimumi oleme taga otsinud. Et kas ta on õige või vale olnud, et võib lõunapausi ajal tagasi seda anda. Aga Marek, palun. Ja, lähme sinna ajalukku selles, et meil on alati see väetiste aasta järgi käib see arvestuseks, siis meil üks väetiste aasta hakkab jälle õige pea siin lõppema, ma pean silmas juunikuuga nüüd siis see 24-25.
ja ma arvan, et selle 24-25, kui tulba siia juurde panna, siis muideks selle nii-öelda hind saab olema üle selle 500 keskelt läbi. See on nüüd NPK-de hinnad keskmise. Ja mul on seda hea võtta selle järgi, et me oleme vaadanud nii-öelda läbi terve hooaja, ehk siis meie jaoks hakkab hooaeg alati, kui me esimeste väetiste pakkumisega uueks hooajaks välja tuleme tavaliselt mai-juunikuus, eks ole, kus me hakkame sügisväetiseid pakkuma, siis on suvi, sügis, talv ja kuni kevadeni välja. Ja sealt see keskmine hind tuleb, et kui ma võtan seal nii-öelda 10 hinnakirja näiteks kõigi Eesti edasimüüjate omad kokku, siis see keskmine hind selle pealt tuleb. Et kui te näete, siis see lõbus aeg nii-öelda, kus oli siin 300-320 kanti oli tonni hind, et see on nagu kuidagi ajalukku juba vajunud. Et need olid hästi kihvtavad, ma mäletan, et Kirstupoist on ka saalis, et Kaido kunagi katset käisime vaatamas ka, siis oli, et panin esimese ringiga 400 MPK-d, mõtlesin, et teen teise ringi veel, panen veel 300 MPK. Et mitte lämastikku, et tõmmati niimoodi mõnusad kohe 700 kilo aasta jooksul, mis ei olnud üldse vale. Arvestades seda, millised väetise hinnad olid, siis ehitatigi tegelikult enda baasi üles, mida praegu saab kasutada, et selles mõttes okei. Aga 20 aastal, kui see COVID tuli ja sealt edasi läksid need tootmised lukku ja maailma majandus lukku, siis oli see esimene süki jõnksakas üles 21-22 aastale, kus need hinnad läksid krubima ja muidugi siis, kui see Ukraina pauk käis, siis kõik mäletavad seda, mis juhtus. Et endal oli nagu piinlik oli hommikul üles tõusta ja peeglisse vaadata, et pidi üle 1000 eurosed hindusid välja saatma, aga lämmastik oli üle selle. Aga õnneks on ta nagu sealt tagasi normaalsusse kukkunud, et minu jagu, normaalsusesse. Seda ma ütlen kohe ära. See ongi uus normaalsus, selline asi, et me jõuame sinna tagasi 300 euroste hindade jooksul, tõenäoliselt mina oma eluaja jooksul enam ei näe. No siin, Marek, me peame vaatama ka seda, et mõtlesin, et räägin juba hiljem, aga praegu on ka sobiv vaadata oma silo tootmise oma hind üle, et kui me olime seal 300 tasemel, et siis silo tootmise oma hinnad suuresti räägitakse siin 30-35 eurost, et aga täna ma arvan, me räägime ligi 50 eurosest oma tootmishinnast. See on väga õige tähelepanek, sest ma mäletan, kui me siin oleme, me tuleme meie katsete juurde siin tagasi, mida me siin koostöös Are vaatab ka mul siit vastu ja saalist on Rebruki poisid on ja ma olen neid mõndagi meelest, kellega me tegime, siis ma mäletan, kuidas me seda silo oma hinda arvutasime ja tolle hetkel see 35 tundus nagu selline nagu müstiline number seal 2018, et ei, ma saan 20-ga ka tehtud, eks ole. Kui sa ütled, et see 500 on uus tase, et võib-olla see on korrelatsioonis, siis võib-olla ega see on juba pikem arutelu, Mark, me ei jõuagi seda täna siin peale servis vaielda, et kuidas seda oma hinda üldse arveldada, et kui siin käia erinevate tootjate juures küsida, kuidas seda täna teed, siis tegelikult vastused on seinast seina, eks ole. Andre on väga hea tähelepanek, et ma usun ka, et see on tõusnud, see on minu isiklik arvamus, eks ole, Marek, kui nõustu sellega, et ilmselgelt see on tõusnud, aga kus see nii-öelda lõplik tõde on, ma arvan, et seda on nagu keeruline meil siin välja tuua. Aga ühtepidi, et need hinnad tõusid, Marek, teistpidi sina kui müüja ilmselt nägid ka seda müügi poolt, eks ole, et mis seal siis muutuma hakkas? Jaa, ega siit on ka ilusti tabel näha, ega see on mitte siis nii-öelda Jaara, vaid see on kogu Eesti väetisturg, kuna meil õnneks on see info nii-öelda täpne olemas siin koostöös kõikide meie partneritega, et nagu te näete, see Eesti müük on 250 000 tonni peale, siin heal aastal käis ta 300 000 tonni peale ära, nüüd on ta jälle natukene alla tulnud, et ega jällegi täpselt samamoodi see ei olegi nii väga natukene, et tulbad tunduvad väiksed olevat, aga kui sa vaatad siin kukkumist 310 pealt kuskil 220 peale, siis on ise näha, et 25% kolmandik peaaegu oli müügist tuli alla. Et see oli ka arusaadav, kui see Ukraina pauk käis ja hinnad läksid üles, hakati vähem osta. Ja rohumaade vaates väga oluline on ka see roheline tulp siin, eks ole. Jaa, see roheline tulp on nagu selles mõttes, mida see on just sama NPK-de pool, sest kogu väärtiste turg on lämmastikuga koos, aga rohelised näitavad ära seda, kui oli NPK-d. Ja ega siin midagi pole saata, et kui sain NPK väetamisest hakatud rääkima siin 2017-18, siis äkki selline tunne oli nagu tagasaali otsast taoks ja peaga vastu seina, et 4 aastat tagusin, siis läks ots miks veriseks, lõpetasin ära. Väga, väga drastiline näide. Aga kui minna natukene nii-öelda selle juurde, mida meil siis põllutanud näitavad, siis Martin, ole hea, võib-olla mõne sõnaga sina, kui siin ka mitu aastat juba nii-öelda Eesti peale mullaproovide võtmisega tegelenud, et mis see vaatepilt täna siis Eesti mullastikus tegelikult on? No tegelikult rohumaad on pigem alati sellised nagu analüüside mõttes ühed viimased, et kõigepealt vaadatakse, mis toimub teravilja põlludele, siis kui jääb aega ja raha üle, siis võetakse rohumaad kätte. Aga täna siis nii-öelda tüüpiliselt, kui sa käid, et sa pead ikkagi siis nii-öelda soovitama, et kuule, et vaatame mõnda rohumaad ka, et pigem seda ei tehta siis. Pigem seda tehakse vähe, jah. Ei selles mõttes ikka tehakse, et me ikkagi mõned 1000 hektaril oleme ära analüüsinud. Täna me vaatame siin Jaara tabelit, nad on jaganud meiega lahkelt siis terve nii-öelda Eesti seisu.
et ja kui seda tabelit vaadata, kui siit hakata nende aastatega järjest minema, siis tegelikult on näha ka, et päris hästi on nii-öelda korrelatsioonis nende eelmiste tabelitega. Et kui siin oli päris palju rohelist, siis järgmise peal 2022 hakkab juba seda punast osa nagu juurde tekkima. 2023 on seda juba rohkem. Ja ma arvan, et üks oluline asi, mida siis ka rohumade puhul jälgida ongi siis võib-olla fosfor, kaalium, eks ole just, ja pH-st, eks ole, rääkimata, see võiks olla nii-öelda juba baasteadmine, et väetamisaluseks, eks ole, mullaproov, aga teistpidi ka ennem, kui me hakkame mingisugust väetamise liigutust tegema, peab ka see pH, eks ole, paigas olema, et ei ole mõtet sinna toitaineid panna, kui taineid tegelikult isegi näiteks pH töötlused mullast eks ole kätte ei saa, et ma arvan, Andre ka, sina oled nõus sellega, et esimene nii-öelda väetamine peaks olema üldse lupjamine, kui me näeme, et meil on põllul pH paigast ära. Ja nii-öelda teine väetamine on siis niimoodi, et kui rohumaa rajamine on välja tulnud, siis on juba saak kindlustatud, et kui rohumaa rajamine ebaõnnestub, et ega siis ei aita ükski väetamine seal. See kõik hakkab üks ole sellest pH-st pihta, seda meil mulla proovita teada ei saa. Aga Martin, kui sa paned korra uuesti näiteks 2021, mis ise ka nagu siin graafikutele, eks ole, nägin ilmselt ka sina, eks ole, et kui me näeme, et siin on fosfor, eks ole, on siin graafikul kolla sees, kui sa nüüd aasta edasi lähed, siis on näha, eks ole, et väga palju nii-öelda punast juurde, veidi on tekkinud rohelist ja kui me nüüd ühe aasta veel edasi lähme ja siit veel ühe, siis me näeme, et tegelikult see kollane meile jääb, ehk siis ja roheline ei ole suuremaks läinud, eks ole, et meil tegelikult on elemente, millega meil läbi aastate probleeme. Tuletan meelde siin kohal, et kollane antud tabeliks tähendab head, see on üle, et punane on see, mis on roheline, et see, mis on nagu kollane ja roheline, need on pigem nagu ütleme, et kollane, ütleme, et siin see hele punane on siis juba nii-öelda kergelt alla normi, eks ole, aga ikkagi me mängime täna väga piiri peal, meil ei ole sellist kuidas me siis ütleme, kindlustatust pikas plaanis praegu paigas veel. Mina oli minu mõte. Vaatan sellele tabeli siin otsas, ma näen kohe ära ja muideks seda on ka meie kolleegid on öelnud, nad ütlevad, et mis asja te seal Eestis teete, kas te elate fosfori kaevandusosas? Elame küll, tegelikult ei tea seda, aga et üldiselt meil on nagu B ja K olukord võrreldes Euroopa teiste riikide on tegelikult päris hea. Et seda ei saa kurta, et võib-olla tõesti on mõne nii-öelda rohumaa pool. Sõltub piirkonnast juba. Ja, aga mina näen kohe ära, et näiteks väävel üks asi, mis näitab väga selgelt, et pannakse AN-i põhiselt, unustatakse vääve ära, aga meil on kõrrelised. Üks väike asi ja juba asi muutuks paremaks, et siin kindlasti tasub selle peale mõelda. Siin ka Andrega ennem tegelikult paneeli väliselt juba arutlesime, eks ole, et täna ega reaalsus ongi see, et mida ka Andre pärast oma skeemides siin järgneval slaidi peal tegelikult näitab, et jah, päris paljud, eks ole, läksid ju tegelikult peale NPK väetiste pealt ära minekut lämmastikväetiste peale, aga mis unustati ära ju tegelikult oli väävel. Ja me teame, et väävel ja nii-öelda lämmastik peavad omavahel suhtes olema. Et ma arvan, et Andre, sa oled selle poolega siin nõus ja ise loodame, et sa talid. Jaa, aga selgelt endal on ka meelest selle läinud. Aga vaatame korra, võid mulle puldi uuesti anda, lähme korra järgmise slaidi peale, et kui me siin juba Andrega rääkisime, siis siin siis olid lahkesti nõus jagama enda ühte väetusskeemi liblikeveliste kõrreliste põllu kohta. Ja nagu me ka sinuga rääkisime, me võtsime praegu aluseks siis esimese niite väetamise, et see on alati meil aastate veel lõikes võrreldav. Jah, see oli kõige lihtsam ka, et läbi aastate võrreldav. Aga kui me siit algust minema hakkame, siis võib-olla saadki aasta kaupalt minna ja kommenteerida, et miks selline valik võib-olla? Jah, see on siis liblikeveliste kõrreliste väetamine läbi 5 hooaja. Kõrrelistes siis aruheinad, roogaruhein, harilikud aruheinad, lutsjärnisegudes ja riskkosegudes siis timutid ja karjamaa raieinad. Et kui siin hooajal 2020-2021 väetasime MPK-ga oma rohumaid, hind oli kindlasti alla 300, väetamise hektari hind, ma arvan 60-80 eurot oleneb siis, mis täpselt see sisseostu hind oli. Et, ja kui me võtame silo omahinna ja seal oli ka selgesti saavikuuse vahe näha, eriti hooajal 21, kui me võrdlesime, jätsime katseribasid. Et siis tuli see kasumlikkus sealt välja. Aga ühtepidi ma näen, et see nii-öelda kas nüüd skeemid on need õiged või valed, sellest võime... See COVID-i pool sinul just, kui seda väetamise plaani veel väga ei möödnud, kui Marek tõi välja, et seal COVID-iga väike jõnks meile juba väetis tuli, siis sinul ta nii-öelda matemaatika veel klappis. Siis ta klappis, sest me oleme siin see sügisesed ostud, et läks täkkesse, et kus ta ei klappinud, et siin tulebki see välja hästi, et
kui hooaeg 22 kevadel hakkas alles Ukraina sõda, siis oli juba see Covidi mõju oli sügisel olemas, et siin on selgelt näha, et kuidas me liikusime MPK väetamiselt, läksime kaaliumkloriidi ja siis väävliga lämmastiku teed NS-väetise puhul, siis kui Ukraina sõda oli juba aasta aega kestnud, siis oli juba, mäletan, et kaaliumkloriidi hind oli tõusnud juba üle 1000 euro, 1300, 1400 eurot tonn. NS kas kadus üldse turult ära või oli ka hind läbi selle, mäletan 22 sügisaaen sai veel neist meil seal 500-600 ostetud, et seal oli täpselt kas ostsid septembris, ostsid oktoober-november ja detsembriks oli vist lagi 800, et üllatas ja kevadel, siis jäid veel kevadesse, kes jäid ootama paremat hinda, need said veel seal veel 900, et siit, kas need skeemid on õiged või valed, aga see lihtsalt see ajahaken, kui need asjad nagu ära otsustada, oli väga lühikesed. See näitab ikkagi, nagu sa ennem ka ütlesid, et sa räägid pärast seda, näitab seda nii-öelda väga sunnitletud majanduslikku mõtlemist, et see väetamine, sa oled alati ära kalkuleerinud, mis pidi see kõige optimaalsem nii-öelda on ja me näeme, et sa ei ole õnneks läinud ikkagi ainult näiteks puhta lämmastiku peale, et eks ole, sul on vähemalt 23 aastal, korngaalis on päeval ka olemas, eks ole, et sa ikkagi oled vaadanud, et sa ikkagi laia spektri selle nii-öelda kõrgete hindade juures suudad ära katta Rohumaa jaoks. Jah, et siin on ka, eks see igas vaates on erinev, et kas korngaalil olid kuskilt, olid mingid laojäägid veel 22 aastast, mis kähku nagu endale lattu võtta või. Ja siis, kui nagu see paanika hakkab nagu mööda minema, siis see 500, nagu Marek ütles, on nagu see uus omahind, siis eelmine hooaeg sai nagu MPK väetamisega edasi mindud. Et ja seoses selle sila omahinna jutuga, et justkui võiks jälle kalkuleerida. See on siis praegu näide päristelust, aga järele on tegelikult ka täitsa avalikult, eks ole, nähtaval nii-öelda näidisprogrammid siis. See, mis ei ole päris elu või? No, kõlab väga hästi. Et on päris elu ja siis on jaraprogrammid. Ja, päris elus on päris palju niimoodi välja mune vaja, et seda ikkagi läbi viia. Ja paksu raha võtnud. Marek, niimoodi siis demonstreerid seda siin. Ja. Tegelikult on see, mis me oleme, vaata, üks asi, mille pealt me võime siin õppida ja ma tean meie põllumehed on ka käinud, me oleme siin samas saalis olevate päris mitmete meestega siin põhjanaabrite juures käinud, et midagi pole teha. Soomlased on ikkagi nii-öelda rohumaade poole peal, nende jaoks on kultuur number 1, kõige suurem, teravildad, kõige rapsid, kõik muud jäävad kaugele maha. Nad panustavad sellesse ja nende nii-öelda programmid on hoopis teistsugused ja need on tegelikult niigi süke, ütleme, nagu mina nimetan, kohitsetud soomlane, et niigi oleme siin alla tõmmanud juba neid parasjagu omajagu, sest et seal läksid ikka sükse 700 000 kilosed normid NPK-d rohumaadele. Ja nendega nagu siia tulla, nagu ma ütlesin, et verejeeled on siiamaale selle seina peal, need vastutagud, et seda nagu ära rääkida. Ja et me oleme ikkagi tulnud siit nagu kõvasti alla, see oli siis, kui hind oli veel 300. Ja täpselt, no pigem ta oli jah, siuke 400 vakanti, aga 650-700 kilosed MPK normid tegelikkuses ütleme niimoodi, et ta on, kui sa võtad järgmised seal slaidid, mis on 6,5 koivainet või 10 000, kui me võtame siis, mis on täiesti reaalne, me oleme saanud, me jõuame katse tulemusteni ka kohe. Ja nagu sa näed, siin on ka täpselt samamoodi, NPK-d on pandud 500, 300, 300, 1100. Näita mulle üks mees, kes töötab käe püsti, ütleb, et Marek, lähme teeme diili ära ja Baltika agromüügimehed on happy. Vaevalt, et keegi sellega nagu väga nõus olla saab, aga ma jälle julgen selle sama järgmise slaidi pealt öelda, kui sa paned ette siis see, mida Kevin ütles. Ja Kevin ütles selle pealt oma rohusööda tootmise koha pealt sihukese lausits, et palju õnne sulle, Marek, et 10 aastat ootad veel vähemalt, kui mitte 15. Maa on teil liiga odav. Et te praegu on lihtsalt see, et teil on maapinda on nii siga palju käes, et teil on jumal savi selle koha pealt, et minna intensiivseks kasvatamiseks. Kui te suudaksite 200 hektarit omal nii-öelda rohumade alt võtta mingi teise kultuuri alla, millega te tõmbate suurema kasumlikkuse, siis te tõeliselt mõtlesite selle peale tõenäoliselt hoopis teise pilguga. Praeguse hetkega, nii kaua kui me maksame siin Soomes 15 000 euri või Kesk-Euroopas 20-30 000 hektari ees, ja tol hetkel meil oli 3,5, mitte praegust 6. See ütles, et kui sinna maale jõuate, siis hakkate ümber ka mõtlema, et kannata. Ja siis ma ütlesin, et okei, tõmban stepsli seinast välja, võtan vahepeal pausi, vaatan, et äkki enne pensionit hakkan jälle rääkima rohumaade väetamist. Nüüd olen sinna jõudmas. Noh, vaadates, kuhu see trend liigub, siis ta liigub ainult ühes suunas see maatehind, et loodame, et see jõuab enne sinu pensioniaega, eks ole, või? Ei tea midagi. Oleneb, mis aastal sa lähed, eks ole. Igem parem kui hiljem. Aga Andre,
nii palju, kui me siin arutasime, ma saan aru, et ka sina olid seal seminaril ja sinule, kui tollel hetkel tegelikult noorele agronoomile peaks ikkagi ütlema, tänase enam ütelda võib-olla ei saa, eks ole, kogenud agronoom juba, aga sinule jäi see nii-öelda mõte nagu kummitama, et miks siis nagu Marek ütles, et tema mees Stepski välja, ärme siis tegele sellega, vaid et sa olid vastupidi, et aga teeme need muudatused täna siis ära. Et sina juba sellel ajal, sina liitusid Aaspere Agroga 2018, eks ole? Ja 2018 tol hetkel oli meie karja põhisõdaks siis Rohusilo. 2019 kurioosum oli selles, et põhikarja sööt oli Rohusilo, aga meil oli olemas Exlil maisivarustus. Aga ühtegi hektarit maisi meil ei kasvanud. 2019 hakkasime vaikselt kasvatama maisisilo 40 hektaril ja nüüd oleme maisi mahuga liikunud sinna 160-170 hektarini, ratsioonis on osakaal tõusnud 50%-ni. Ja nii-öelda läbi selle NPK väetamise, ma ei ütle, et enne seda Aaspere Soomaid ei väetati ikka. Et aga kuna Rohumaa oli, kuna maisi kõrval ei olnud, siis täna see tähendab tegelikult ju seda, võib-olla korra segan vahele sulle, et sul on täna, nagu ma alguses ütlesin, vähem pinda, kus sa pead nüüd selle hea rohusilo, mis on maisi kõrval väga oluline, sa pead selle kätte saama. Ehk siis ennem ka väetati, eks ole, aga täna sa pead palju nagu kontsentreeritumalt seda tegema, et ikkagi see korralik asi kätte saada. Täpselt. Et siin on näha ka, et sul rohumaade pind on tegelikult ju ikkagi drastiliselt vähendanud. Kolmandiku võrra vähendasime, jah. Nüüd on natukene seoses nende 2-3 suvega pidanud nagu kasvama, et kui ta mingi hetk liikus mul isegi seal 0,8 hektarit tema kohta, et siin vist Eestis on ka mehi, kes on läinud ikkagi sinna 0,7-0,6 juurde on ju vahepeal, aga seal Virumaal nagu isegi 0,8 oli kergelt siuke. See ongi see sama, millest Marek rääkis, eks ole, et soomlased seda hindavad, nemad ajabki seda tagant selle oma ühe lehma kohta, see nii-öelda pinnaühik oleks võimalik väike, eks ole. Täpselt nii. Ja see ongi täpselt see sama jutt nii-öelda kokku võetuna, eks ole. Ja, aga seda optimumi võtsime siiamaani, et me oleme taustal korda teinud püsirohumaid korralike kõrrelistega siledaks teinud, nii et sellised turvalised reservid võib-olla annavad julgust juurde ikkagi sellel põhisöötmisbaasi maadega nagu jälle nagu tagasi tõmmata. Ja ma julgen sulle öelda, et 2018 kui ka eelmine 2023 meil söödavarumisega nagu probleemi ei tekkinud. See eesmärk, mida paljud võtsid endale kunagi siin ka keskelt ja meie naabrite sees, et hektar lehma kohta. See oli tegelikult täitsa siukene saavutatav ja see tallaminek on juba nagu see, kus sa pead hakkama tõsiselt intensiivset asja tegema. Et põhjanaabrid on siin näidanud, on põhimõtteliselt on võimalik ka 0,5-ga teha. Pool hektarit lehma kohta, see oli nende uus target, millega minna ja see tähendab, et uued sordid, tehnoloogia on nii veel edasi läinud, uued sordid on nende Jaaguga siin proovisime sama sulava segu ja tõime, need võivadki sul kuivaine saagis minna 12, 14, 16 nii-öelda kuivaine sektori kohta tonni. Et see kõik on realistlikult olemas, aga seal on üks väike nüanss, see riskimoment, sest kui sa pinnad on nii väikseks, siis on see, et kui on üks aasta nagu sa ütlesid, põua aasta tuleb vahele, vaata see on see koht, mis hakkab nagu haiget tegema, et tõenäoliselt see, nagu sa ütlesid, see optimum on siin kuskil selle 2 vahepeal. Ja nagu Andre ütles, et siiamaani otsib, eks ole, et ta ei olegi seda paika saanud, eks seda on, et nagu sa sinna, nagu seda ka sinna 1 hektari juurde tagasi liigud või 1,1 hektari juurde, siis juhtub, et on üks hea silo aasta, tekivad reservid, võib-olla isegi liialt suured reservid on ju. Ja nagu sa sealt alla tuled, siis vanajumal jälle karistab ära, et no nii ta põllumajandus kipub minema, aga kui ennem oli siit nagu Marek küsis, et kas siis Jara katsed on ainult või Jara soovitada neid teooria, eks ole, et siis tegelikult Jara on ka teinud väga palju praktilisi katseid, et Marek siin nüüd saab siis äkki ühest lähemalt rääkida. Ja me siin, ma peaksin lahti rääkima nad kõik siin, aga selle jaoks meil on tervet päeva vaja, et seltsimees kunstiteadlast oleme nõus kuulama tundide kaupa, aga mul kahjuks ei ole seda aega antud. Tuleb homme uuesti. Ja mul on homme oma seminar, vaata. Aga tegelikult me tegime 4 erinevas kohas, tõepoolest me võtsime praegu ühe siit välja ja Are istub ise ka saalist, oli tollel hetkel Hummulis oli siin veel peaagronoomina ja tegime seda koostöös Baltic Agroga, tegime 4 aastat tegelikult, rajamise aasta. Tõed oli 3 aastat hiljem ja siin oli veel Voorefarm, Rebruk ja Kehtamõis olid kogu selle. Ja me valisime, tegelikult miks need olid erinevatest Eesti nurkadest need programmid. Nad olid erinevate taustaga, et kui ma vaatan Hummuli programmi, mille juurde me ka kohe lähme, siis on näha, et ega siis põllumehe programm ei ole sugugi nii-öelda säästurežiimil tehtud.
et ka seal on siiski nii-öelda vähemalt NK väetis sees kornkaali arevana nii-öelda rebasena teeb väga hästi, et kaaliumit peab rohumaadel andma. Ja kui fosfori olukord on mullas enam ikkagi okei, siis see on see esimene nii-öelda element, et tihtipeale olulisemgi, kui hakkab lämmastet nii-öelda kuskil piirama rohumaade poole pealt ja meie panime siin ikka, nagu ma ütlesin, et rõõmsasti 450, 300, 150, et 900 kilo hektari kohta. Et näidake mulle siin nagu käed püsti, et davai, lähme, teeme. Aga ma julgen seda öelda, et me otsisimegi seda, et kuskil oli puhas AN, kaaliumkloriid põhine, kuskil oli NK põhine, kuskil oli NPK põhine ja ma pean julgesti ütlema ka seda, et see rajamise aasta +3 saagi aastat need programmika põllumeeste suhtes muutusid. Et kui alguses vaadati suhteliselt tagasihoidlikult, siis natukene mida aasta hiljem mindi ka oma poole peal seda asja nii-öelda julgemalt. Võib-olla Marek, enne kui seda lähed, Andre, sinugi ka põllumehe kommentaar, mis ütled, kui seda skeemi näed? No Aare-programmi julgeks teha. Et siin Aarel siin on enne teist niidet on, kui ma õigesti aru saan, on tühi koht, et ei ole, ta ei ole leheväetis pannud, aga tegelikult NS oli olemas 37 on 25 jah, kuupäeva järgi, eks ole, näeme, et ja esimest niidet kohe. Ja see on nagu see teooria, mida soomlased ütlevad, niiu sa oled niit ära teinud järgmine päev kohe selga. Siis ma räägin rohumaadest nüüd nii-öelda. Käi kohe väetamine jälle peale, et 1-2 päeva jooksul see ära teha. Ja pärast teist niidet, kui palju on neid, kes me lähevad NPK-ga nii-öelda tegemiseks sedasi. Aga mis veel sealt asjad välja tulid ja siin on neid pilte nii-öelda selle aja jooksul ilusti kenasti. Are oli selle koha pealt hästi tubli, et ta tegi meil kogu selle asja nii-öelda kaardistas ilusti üles ja näha oli, et kui me võtame kõigepealt silosaagi siit, et tookord sai sellel aastal, tulete meelde 2019, sai 4 niidet ära tehtud ja ühe poole pealt oli 29,5 tonni, teisele 27 tonni silo. Ja mis võib-olla isegi olulisem see kuivaine poole pealt, et 8,7 versus 7,8. Ja, et väga, väga oluline ongi saagikust, mitte vaadata selle tonne kui nii-öelda massi hektarilt, vaid ongi saagikus kuivainest, nagu ma enne ütlesin, leht tegelikult sööb ju kuivainet, et päeva lõpus see peakski olema meie eesmärk. Mitte ainult kuivaine, vaid ka tema kvaliteet. Kui ma nüüd selle järgnise panen, no sina võid siin nii-öelda seda kommenteerida, Are on ise saalis võib ka kommenteerida. Täpselt ütles mulle mõtleks sama lause, ma ei tea, kas ta omavahel rääkinud, aga ütles, et nii-öelda loomakasvatusele sootehnik ütleb, et seda annagi mulle. Ja siis teine nii-öelda agronoom ütleb, et ei, seda ma ei saa sulle anda, et ma teen oma programmiga seda, et tihti peale see nii-öelda lauda ja põllu nägemus ei lähe kokku. No see ongi täna see ju, miks me, nagu ka Tiina algust teid, see ongi meie kogu tänase päeva mõte, et me kõik siin saalis ka, kes me oleme nii-öelda, kes on agronoom, kes on loomakasvatuse poole peal, kes on tegevust, eks ole, et me peame kõik ühte mõtlema, me peame kõik ühte asja tegema, eks ole, et ei saa olla seda, nagu sa ütlesid, et agronoom ütleb, ma ei saa sulle anda seda, eks ole, et siis tuleb läbi meelde, et miks me ei saa või mida me saaksime teha, et me saaks võimalikult ligi lähedale sellele ideaalile, eks ole, et päeva lõpus see kõik on tulemus. Aga jah, nagu sa ütlesid, kuivaine saagis kõrval ka see, mis seal kuivaines siis sees on, ehk siis see kvaliteedi pool, eks ole. Et me näeme, et siin nii-öelda proteiinis on justkui nagu väga suur erinevus põllumehe kasuks. Mina täna ütleks võib-olla isegi söötmise mõistes see 18 proteiin läheb meil juba paljuks. Oleneb muidugi, mis meil see kõrval on. Kui meil on väga tugev mingisugune maisipõhine söötmine, siis ta on okei. Aga sellise nii-öelda keskpärase ratsiooniga ma ütleks, et see nii-öelda jääraprogrammis niisugune 15 toorproteiin on väga nagu okei, millega ratsiooni tegijal on tegelikult väga hästi nagu väga hea ümber käia. Täpselt nii. Ja alati juurde anda ka. No kui seal on sul nii hea proteiin, siis pead kiu poolt ka vaatama, et kui on väga hea mais ja väga hea madala kiuga roosilo, siis tekivad järgmised mured seal ratsioonis. Ütleme nii, et siin tegelikult me näeme, et see kiu tegelikult ei ole madal, olgem ausad, et mis ma nii-öelda ka võib-olla südamele paneks, mis on väga hea, et siin ei ole ainult välja toodud toorkiudu, vaid NDF, ADF eraldi, et me peame vaatama alati kiu sisse ja ütelda ka seda võib-olla, et palju kiud on nagu halb, siis nagu Andre ütles, et meil on kiudu tegelikult vaja, aga mida meil on vaja on tegelikult, eks ole, see NDF-i pool ja me näeme, et siin on seda, eks ole, korralikult. Et siin kohal panengi südamele, et alati, kui me enda rohusiloode analüüsi teeme, et ärme jää ainult sinna toorkiu protsendi juurde, vaid vaatame üldse laiemalt, mis kiudu meil seal on ja mis osakaaludes, eks ole. Ja võib-olla isegi veel parem oleks olnud, kui siin oleks ka väike ligniini number lõpus olnud, et näha, et kas seal võib-olla oleks mingit erinevust olnud, et täna ikkagi labor annab meile kõik selle välja. Aga muus osas nii-öelda väga ju korralikud tulemused, et energiat 9,8, CD 62%, eks ole, et mina arvan, et igati korralikud silod. No tookord ma mäletan, et sootehnik plaksutas käsi, ütles selle peale, et anna mulle. Are noogutab ka saalist, ütles küll.
ja mis põhimine minu jaoks oli ikkagi see, kus me nagu seda arutasime, seda lisapoolt. Et kas siis selle 9 kilose NPK hullumeelse normiga nagu, kui palju ma siis sellele peale maksan, aga tuli välja, et nagu väga ei maksagi. Siis kui väetabise programmi erinevust vaadata, siis siin on ikka üle 40-eurone lisakulu hektari kohta ja see ongi see koht, mille kohta Andre enne ütles, et ikka mune on vaja ja kobaraga kaasa võtta et seda teha. Et see on see koht küll jah, aga nendel juhul ta tasus selles konkreetses katses ära, aga see on jälle üks katse kontekstist ühel aastal välja võetud ja see mind tegelikult üldse nii ei huvitanud. Mind huvitas palju rohkem see, kui me võtame kogu selle programmi kokku. Ja vaata see oli see, mis hakkas mind nagu palju rohkem kõnetama, et siin on nüüd pandud kõik see 2018 kuni 2021 aasta, kõik katsed kokku, kõigi nende 4 koha katsed kokku ja kohe vaatan majandustulemustele ka otsa. Ja see, ma mäletan ka ja Jaak mäletab seda Reemen ka väga hästi, et kui me rajasime, siis me sattusime väga kehvale kuivale aastale. Et tegelikult oli niisugune see põllud nägi välja nagu koera okse, et seal ikka ma tükk aega mõtlesime, kas meil on midagi üldse tulemas või ei tule, et kas me peame üle selle tegema või mitte, aga me läksime ikkagi nendega edasi ja mõned kohad läks ikka tuhkuiva sisse. Et nagu sa ütlesid, kui rohumaade rajamine on juba kehvasti tehtud, siis me olime selles momendis, kus me mõtlesime, et pekki, hakkame 4-aastased katsed ja kohe oleme korstisse kirjutanud. Aga õnnestus nagu välja vedada ja siit on nagu näha iga siis ettevõtte kaupa, Jara Hummuli, Jara Voore, Jara Rebrjuk ja Jara Kehtna nende värvidega, kui palju siis Jara katsete pealt tuli kuskilt kuivaineid kokku ja kui palju tulid siis põllumehe poole pealt. Et Voorel ütleme kohe ära, et sealt jäi 1 aasta võrra lühemaks, teistega me saime 4 teha, Voorega jäi 3, sest et see põld läks lihtsalt trendi. Põld võeti käest ära ja viimast seda nagu aastat me ei saanud, mis oli omamoodi kahju. Ja siin me näeme nende kohtade järgi tegelikult, ongi pilsvedas üle Eestit, ükskõik kus Eesti piirkonnas siin keegi täna on, siis ta saab omale mingisuguse referentsi tegelikult ju ette. Väga erinevad mullad, väga erinevad piirkonnad. Ja see oli ka üks eesmärk. Just ilduda nad üle Eesti laiali ja teha ka niimoodi, et ka käekirjad oleks erinevad. Et kui kellelgi huvi on, võtke kuskil kratis kinni ja meil on tegelikult nende kõigi 4 aasta programmid kõikide põllumeeste suhtes olemas. Absoluutselt, kui palju pandi, kas pandi AN-i, pandi kaalimkloriidi, pandi NPK-si, kuidas need muutusid käekirjad, kuidas üks või teine aasta, sest mitte kõik aastad ei olnud ilusad. Et kui me võtame nüüd majandustulemused siin koha pealt, siis on näha ka, et mingid aastad, näiteks siin samas Hummuli viimane 21 meil ikka laksas miinusega, nii et ei olnud niimoodi kõik, et me iga aasta olime näpud püsti ja plussis. Aga kui me seda kuivaine lisasaaki vaatasime ja tulemid, siis midagi pole teha. Ja see oli see, mis mulle nagu endale andis enda arvates selle julguse öelda, et intensiivselt viljeledes on võimalik seda asja teha kasumlikult. Ja siis tuli reaalne elu peale, väetsinad läksid sinna ja Marek ütles, sepsi välja, ei tee midagi. Aga ühtepidi, sina ilmselt ei hakka tausta, eks ole, et kui palju tegelikult läks vaeva, et kogu see majanduslik pool siia taha saada, et tegelikult olgem ausad, kui me enne ütlesime, et kahjuks ju paljud ei tea isegi oma silo omahinda, eks ole, et siis tegelikult iga selline katse, mis ka põllumees teeb, me liiga palju teeme täna tegelikult ju õhinapõhiselt, me ei süvene sinna, me näeme, et pilgud ütles, ei tulnud välja, ma ei süvene sinna, mis see nagu põhjus oli, eks ole, et kuigi võib-olla isegi majanduslikult oleks tanud okei. Et siinkohal ka ikkagi, ma arvan, tuleks südamele panna, et kes iganes ka omal selle katse, eks ole, läbi teeb, ta peab vaatama numbritesse ilusti sisse. Ja nagu ma ütlesin, et Rebruki ka viimane aasta tõmbas nii sügava miinuse, et eelmised aastad, mis meil olid küll plussis, Einariga me seda tegime, esimesed aastad olid kõik suhtes plussis, viimane aasta tõmbas meile korralikult jälle vee peale. Et see ei ole nii, et kõik aastad kõikides kohtades alati õnnestuvad, aga ikkagi see valim oli minu jaoks piisavalt lai, et leida siit mingisugused tõeterad sisse välja lugeda. Ja nagu sa ütlesid, rohumaa katse, eks ole, et 4 aastat, et me ei saa, aastad on nii erinevad, me ei saa 1 aasta põhjal mingi terase teha, et 4 on tegelikult isegi minimaalne, eks ole, et tegelikult peaks ikka väga pikaajaliselt asja vaatama, et saada mingisugust järeldust teha, jõudu tööl. No nii ta on. Ma olen korra selle läbi teinud. Aga kui siit katsete juurest korra minna uuesti mullaproovide juurde, siis ennem ei rääkinud ära tegelikult, et lisaks mullaproovidele on meil ka täna Martin, eks ole, Soiloptiksi variant, miks siis Andre kui põllumees näiteks peab sinu käest võtma siis lisaks sellele klassikalisele mullaproovile ka Soiloptiksi? No, ma võib-olla alustaks sellest, et ma panin siia ette ühe huvitava põllus on 8 hektarit. Siin on ees pH, et ma ei tea, kui hästi sealt neid numbreid näha on, aga minimaalne pH sellel põllul on 4,7 ja maksimaalne on 7,2. Et see tegelikult näitab seda, et isegi selliste pigem siis väiksemate põllude peal võib olla nagu väga suuri erinevusi nii pH-s kui toitainetes. Ma arvan, et see äratundmisrühm tuleb igal agronomil siin saalis. Et... Ja meil on lihtsalt põllud 80.
olgu ta 8 või 80, aga piltlikult kogu see Eesti mullaõpik, mis seal olemas on, võib sul ühe põllupõll ka olla, et see on meie Eesti eripära. Jah, absoluutselt. Et ja kui siin edasi vaadata, siis tegelikult kuskil 20% sellest põllust on siis pH üle 6. Et kui järgmise pildi peal on nii-öelda lupjamise siis vajadus või selle nõudlus, siis siit tegelikult on näha, et enamus sellest põllust on nagu punane, mis siis vajaks lupjamist, et mõned üksikud siuksed heledamad laigud. Et aga kui nüüd minna selle sama nii-öelda kaardiga seda lupjamist tegema, kiirelt tegime enne arvutuse ka, siis kuskil 1/4 hoiab materjali kokku tänu selle kaardile. Ehk siis ongi see, et kui me saame mullaanalüüsi tulemuse ala pH 5,2, teeme selle järgi oma lihtsalt väetamise ära, eks ole, tegelikult vaatamata täpselt sinna põldu sisse, siis erinevus võib olla väga suur. Ja tegelikult jääb siis ju nii, et probleemsete kohtadega me võib-olla jääme normis alla, nii-öelda mis ei ole probleemsed kohad, sinna lihtsalt paneme liiast materjali, eks ole. Jah, absoluutselt. Et tegelikult me saame ju, minu arvusakt on see, et me saame põllu ühtlasemaks, ma ei tea, kuidas sinu kogemus on, kas te olete mingi kordusproove ka võtnud ja teinud? Jah, meil tegelikult eelmisel seminaril oli see, kus räägiti Jen-katsest või see võistluspõld oli, siis me seal tegime kevadel mullaproovid ja selle skännimise saime nii-öelda selle pH pildi ette. Ei olnud üldse halb, aga tegime sinna tuhaga lupjamise. Ja tegime sügisel uued katse või nii-öelda uue skännimise ja proovid ja tegelikult sealt juba oli näha, et see põllupilt oli ühtlasem, ehk siis see pH vahemik oli väiksemaks läinud ja neid laikusid oli nagu vähem põllu pealt. Et selles mõttes see kindlasti aitab seda pilti nagu ühtlasemaks teha. Ja teades, et toitladena omastus on sõltuvuses ikkagi pH-st, eks ole, siis me ühtlasem põllupilt ka juba pH meistes vähendab meil seda olukorda, et meil on põllupõll mingisugused laiukesed, millest piltiga selles agronoomis aru, et mis see niimoodi on, et ta seal nii-öelda erinevus on, eks ole, et see võib ka olla väga lihtne. Täna pH-d määrata on ikkagi imelihtne, ma ütleks, et samas ongi see sama soil optics, miks ma tahtsin, et sa sellest nagu räägiksid, et me läheks nii-öelda väetamisel täpseks ja väetamise alus peaks olema pH paikapanek. Jah, ma arvan, et see on esimene asi, kust alustada, et siis saab nagu kõige muu poole ka vaatama hakata. Ma panin siia ühe tegelikult järgmise pildi sellest samast põllust, kus on siis fosforit näha. Et siin see pilt tegelikult nagu nii väga kirju ei olegi enam, kui vaadata seda maksimaalset ja minimaalset. Mõtlesin, näitab mõnda sükast paremat varianti ka, kus on nagu süke ühtlane. Aga järgmiseks pildiks võtsin siis sellise, kus on fosfori näidud siis nii-öelda seal vasakul pool, heledamal pool on päris väikesed ja paremal pool lähevad suhteliselt kõrgeks, et seal paremal tegelikult asub ka laut, mis ilmselt natukene seda põhjustab. Et aga siin siis samamoodi tegelikult saab natukene sellest lähtuda, et kuidas või mida seal teha. Parem ots on siis, nagu Marek ütles, et fosforiidikaevandus. No tegelikult ega mina ütlen ausalt, et Soil Opticsi see programm ja kogu, me teeme väga head koostööd ja Martiniga ja ma ütlen, et see on kogu selle asja alus. See ei ole ju mitte ainult lupjamine. See on kogu PK, lämmastiku, hiljem taimekaitse üldse teada. Kui me ei tea, mis seisus meil põld on, see on ju, tegelikult on see absurd, et kui me ei tunne oma enda põldu, et me ei tea, mida ta vajab, et see on sama asi, et kui sa ei tea, mis su naine vajab, ta ütleb, et osta mulle midagi, mis viskaks 0-st 100 3 sekundiga, sa lähed ostad vanni kaalu talle, tema tahab Porsche't saada. Et sul on kõigepealt on vaja aru saada, mida ta tahab ja siis sa tead ju, mida talle anda. Et meil on praegu täpselt selle kaardiga on ka, et sa pead selle põhja tegelikult ära looma ja see lupjamine on minu jaoks alles esimene samm, et kui me läheme siit edasi PK väetamisse, mis on ka täpselt samamoodi võimalik ja mida meie praegu taga ajame on see, et lõimise põhine mulla peal, et leida see, et kui sul on me teame kõik väga hästi, kui palju kõigub juba muld ühe selle, kui palju on savi, liisavi ja ta võib olla liivasest turbani välja selle, et kas kuskil kohta on mõtet üldse panna ja see sama digitaalne agronoomia, mida me väga selgelt promome, et need kaardid, need mullakaardid, mida soojalt see, need muutuvad kõige aluseks. See ongi see põhi aru saada, mida mul põld vajab, siis ma tean, mida talle osta, et kas ma ostan talle Porsche või ostan sauna kaalu, et üks kahest. Et midagi sinna nagu anda vaja. Martin, sa võid uue nii-öelda lause, mida sinna Soil Opticsi hoidmise juurde panna, et ütleb isegi ära, mida naine tahab. Mareku kogemus. Aga ühesõnaga naljaks, täna ongi see, et Martin, sa oskad öelda, et nagu sa ütlesid, et rohumaadele tehakse vähe nii-öelda analüüsi, kuidas selle Soil Opticsi poolega on,
kas seda üldse rohumaadele tehakse? Jaa, ikka tehakse. Et me teeme seda nii teraviljamaadele kui rohumaadele, et meie valmidus on, ma mõtlen just nagu tootja poole pealt, kas nad kasutavad? Jaa, selles mõttes muidugi, et lihtsalt eks igaüks vaatabki seda nii-öelda erineva nurga alt, et kui palju ta kuhugi midagi panustada tahab või kui palju ta sellest põlluolukorrast nagu teada tahab. Et lihtsalt ma olen näinud seda, et nagu teraviljad saavad natukene rohkem tähelepanu. See on pigem niimoodi, et kes tegelevad teraviljakasutusega, siis mööda minna seda rohumaad ka ära või kellel on nagu teraviljalust praktiliselt polegi tegeleb piimapärakasutusega, et tule teie rohumaid, siis pigem need, kellel on rohkem rohumaid, pigem sind ei kutsuda. Ma arvan, et siin on täpselt sõltuva sees ju aastast, et me teame, et 2 viimast aastat isegi teraviljakasvatusettevõtted ütlevad, et kui on piimatootmine kõrval, siis on nägu naerul olnud, et eks need valikud ilmselt, kuhu me ju raha panustame, sõltuvad täpselt sellest, mis meil maailmaturu hinnad erinevatel kaupadel on. Ma tuletan meelde, et 6 aastat enne tõdali nagu massis neil. Just, et siis oli vastupidi. Et Andre ilmselt ka väga hea, et sa selle küsimuse tegelikult välja tõid, ega sina oled ju selline piiri peal. 6 aasta jooksul ma mäletan, et palju loomakasutust päästnud on ja palju loomakasutust päästnud on, siis loomakasutus kipub vist natukene peale jääma. Kuigi ütleme nii, et sinu ettevõtte puhul ju tegelikult loomakasutus on tegelikult küllaltki väiksel tasemel, ütleme nii, et mahu mõistes. Mahu mõttes on väike, rahalise mahu mõttes on võrdne. Jah, et sinul ju, meile taustastaks ole rääkinud, aga paljud ilmselt teavad ka sind, eks ole, et ega sul ju rüpsvõid on täna 550 kanti kõigub seal. Ja teraviljapinde seal kõrval 2700, 3000. Mis tegelikult väga korralikult tegeleb ka teraviljaga, eks ole. Siuke väike keskmine hobipõld Eestis. Aga aeg hakkab siin varsti ümber saama, hakkame seda asja nii-öelda kokku tõmbama, siis teeks väikse sellise kokkuvõtte ringi, et võib-olla kuna meil on täna ka see nii-öelda kogu päeva mõõta ikkagi see koostöö, siis tegelikult palusin teil eelnevalt võib-olla lihtsalt kodus 5 minutit mõtelda korra selle sõna koostöö peale, et mida see kõigi teie jaoks tähendab, et Marek võib-olla sinu poolt alustades, et see koostöö kui selline. Väga selline filosoofiline küsimus nüüd. Koostöö ongi see, kui ja ma leian siin on nagu mitu tasandit, mis võib panna, et kui ma võtan nüüd enda kui Jaara seisukoha pealt, kui nii-öelda see, kes mulle leivalauale toob, siis koostöö on see, kui me suudame erinevate firmadega panna seljad kokku ja teha midagi põllumehe hüvanguks. Et see sama nii-öelda põld 5.0 põllupäev, mis järgmine aasta tuleb ja kus on siin BASF ja Bayer ja mitte Bayer, BASF, meie Väderstad, Amazone, sellised firmad on nii-öelda seljad kokku pannud. Et see on minu meelest nagu see suur asi, et sa suudad võidelda põllumehele teha keerulised asjad lihtsaks. Ja see nõuab koostööd nende firmade vahel, mis igal ühel on oma mingisugune korporatiivne strateegia, nägemus sellest asjast, aga suuta panna seda nii-öelda Eesti kastmesse. Et kõik me teame, et eestlase rahvustoit ei ole teine eestlane, on hapu, kapsas ja kartul ja sealiha. Tegelikult on see ju Saksamaalt tulnud. Tuletame meelde. Vast on lidelikotletti. Jah. No, ei ole, õnneks veel ei ole, ma ei usu sinna lähme, sest et 600 aastat Saksa aega rüütlitest alates on jätnud oma jälje meile, aga see kaste, mis sinna peale valatakse, on natuke erinev. Ja ma julgen öelda seda, et Eestis on see nii-öelda see oma see jahukaste, eks ole, mitte see haigus, vaid see kõrt, mida me sinna peale teeme, eks ole. Nii et seda omas kastmes seda asja koostööd teha ja see koostöö segan vahele, sa nimetasid neid ettevõtteid, tegelikult nad ühtepidi on ka justkui konkurendid, eks ole, osad neist vähemalt. Ja nagu siin algus oli, eks ole, et me tänapäeva maailmas me ei tohiks olla enam konkurendid, eks ole. Ei näe seda nii. Ja ma arvan, et see teine koostöötasend on põllumeeste omavahel. See sama koostöö jagamine omavahel ja teadmiste jagamine, et ma olen alati öelnud põllumeestele, et te olete ühel hetkel konkurendid, sel hetkel, kui te maa hinna üle kaklete. Nii kui see on tehtud, nii unustage ära. Kõik muu on juba peaks minema nii-öelda jagamisse ja edendamisse. Sest alati sa annad midagi saad vastu ka. Et see on see koostöö minu jaoks. Võtaks kitsamalt selle ringi kokku, et siin Marek võttis juba laia ringi kokku, et enda tootmises sees me nagu näeme ja pannaks südamele, et agronomid keegi farmis, et sellest, et ettevõtte juht või omanik farmis käib, et sellest üksi ei piisa. See tuli sellise ohkiga praegu, agronomi pihtimus, et ei, ma olen nagu kogu aeg selline agronom, kes farmi ka nagu ära eksib, aga tundub, et eksisin liiga vähe kaua.
täna sul on, eks ole, sinuga on täna nagu hea laval olla, et sa oled ju täna ka natuke teises vaates, et sa ei ole enam lihtsalt agronoom, eks ole, ettevõttes, et sa näed ka natuke nüüd teist pilti tegelikult ju. jah, et võib-olla isegi kui selle poolega, kui agronoomidele panna südamele, et eksige lauta, et siis, et nagu ikka, et ma olen agronoomi taustaga, et ma pean ikkagi loomakasvatajale rohkem nagu nii-öelda puid alla panema, et teistpidi ka, et loomakasvatajad, et eksige rohkem põllul ära ja tundke huvi, kuidas agronoom seda silo teeb, et reaalselt, et kui eriti kui transeed asuvad farmide juures, et hommiku tööle tulles ja õhtul ära minnes, et vaadake ka Exceli pikkust, kuivainet, et tehke agronoomile ettepanek koos üks väike rohumaade ring teha, et arutada konveier läbi ja nii edasi, et see kindlasti nagu aitab sellele ühise eesmärgile kaasa. Äkki sa pead neile mingisugused oma kummikud tegema, millega nad saavad? jah, et ma ei oska siin soovitusi anda, et kuidas seda teha. Peavad kirja peal zoagro. Sina vaatasid ennem Aarel otsa, nüüd vaata mina ka Aarel otsa, et kuidas tal see õnnestus, et müts maha. Et seda on teinekord keeruline teha, et kui on ka generatsioonide vahet, siis kui on noor loomakasvataja ja noor agronoom, võib-olla ei ole keeruline, aga seda küll sooviks. Sina täna ütledki, et siis agronoomina sina seda tegid ja sa nägid, et sinu töös sellest oli nagu kasu, et sul oli aindus, mis sellest silost ka võib-olla Ikka oli jää peale. Eks algus oli ka, et agronoom vaatab seda maafondi, et kus lutserni segud või puhas külvi kasvu, et kus on ristiku segud, kus on lutserni segud, kus on puhtad kõrelised, et vaatasid rohkem nagu sellise maafondi poole pealt, et aga eesmärk oli selles mõttes ikkagi üllas, et toota kvaliteetset silo, aga võib-olla söötmise poole pealt jälle, et ka ta on natukene loomakasvatajale natuke keeruline, et esimesest niitest näiteks 1500 tonni lutserni kõreliste silo, siis on 1500 tonni ristikkõreliste silo, ja siis on veel mingi 600-700 tonni kõreliste silo, et võib-olla seda nagu koos vaadata, ja kindlasti sellistes ettevõttes ongi hästi keeruline, kus on suured teraviljapinnad ka, et ega siis Tallinnisu, Tairaps ja hea rohumaa konkureerivad ühel hektarile, et paraku ta nii on. Nii on, jah. Aga Martin, sinul? No minu vaatevinkist ka võib-olla tooks selle suhtluse välja, et kuna ma põhiliselt nende digilahendustega tegelen, siis tegelikult seda infot ja kõike seda tuleb päris siukses meeletus koguses peale. Et seda nüüd ära kasutada ja sellest aru saada, et see on päris siuke suur väljakutse ja sellepärast ma arvangi, et võimalikult palju tuleb suhelda põllumeestega ja küsida, et mis neil tegelikult vaja on, mida nad näha tahavad, et üks asi on näidata toredat värvilist pilti, aga hoopis tähtsam on see, et kuidas seda saab enda jaoks ära kasutada. Et ma arvan, et jah, väga tähtis on käia ja rääkida ja küsida, mida on vaja ja anda ise ka ideid, et mida võiks teha. Aga võib-olla saalist oli küsimusi siin osalejatele, kindlasti on ideid tekkinud, et meil on veidikene aega, et kui on soovi, siis meil on tegelikult ka saali peal mikrofon ringi jooksmas, et võib käega märku anda. See võib olla ka tegelikult kommentaar, et kuna oli kogemuste jagamine siin vaatasin just JKK tabelit, et sa oled ühe koha alla minust tagapool. Ma ei pea mingit rehkendust maasikasvatajat. Enne aplausiga kommentaari eest. Ma ütleks siin kohe vastu kommentaari, et kord Vestman peale, siis Piibeleht peale. Aasta tuleb jälle. Sa oled pikemalt teinud ka. Aga veel küsimusi? Kui ei ole, siis meie täname siin. Põllupäevik.